Nii, KineMaster, Korea toodang. Paljud ütlesid, et nad on sellega kokku puutunud. Arvustused siis Playboy's annavad 4,5, App Store'is 4,6 ja päris palju võimalusi on sellel KineMasteril. Aga muidugi jääb jälle siis see nende vesimärgina see nende logo peale, selline suhteliselt üles serva, et üsna märgatav on see. Ta on teistsuguse ülesehitusega ja kui ma ta kunagi leidsin, siis ta mulle tohutult meeldis, sellepärast et ta võimaldab tegelikult ikkagi üsna palju. Ja see, kuidas ta siis avaneb tahvelarvutis, on samamoodi nagu siis nutiseadmes, et peate siis nutiseadme ka panema horisontaali. Ja mingil hetkel siis paar aastat tagasi ta vist oligi praktiliselt Androidile selliseid väheseid rakendusi, mis võimaldas natuke pikemat ja paremat videot teha. Siis nüüd on siis olemas siis ka iPadi rakendus ja mina katsetasin siis iPadiga ka ära. Et jällegi, kui te teete lahti, siis siin esimesena te näete oma projekte, mis on ja alati siis selle punase märgiga, sealt saate siis valida endale siis selle uue alguse, kus siis kõigepealt siis toimuvad kõik need valikud ja muud asjad. Nii, ja vot siis siin on näha, et kui ma nüüd selle KineMasteri lahti tegin, siis esimene asi ma pean siis jälle valima välja, et mida ma siis tahan sinna panna. Et mis on siis need videod ja fotod. Nii, ma teen endal siin iPadis ka lahti. Nii, videod ja fotod valisin välja ja siis siin on näha ka, et video ja foto. Oleneb siis, millest ma kokku panen selle asja. Ja kui ma olen need asjad ära valinud, siis see asi näeb siis ise mul välja selline päris lahe. Et siin vasakul pool ma näen siis kogu aeg pilti, mis mul siis parasjagu on ja paremal pool mul on selline ketas. Ja siin ketta peal on kogu aeg siis üleval, ma saan lisada meediat, siis on siin 2 on audioga seotud, kas lisan audio või räägin peale. Ja vot siin layerite all, siis ma näitan, mis siin veel rohkem on. Aga nüüd siin on näha, et kui ma olen lisanud, et kuidas see asi mul välja näeb. Et siin on nagu kõik need rajad ja ma saan neid mitu tükki panna ja üksteise peale ja nii edasi. Ja sõrmega siis lohistada, et nii nagu ma tahan. Et siin on näha, et praegu mul on siis siin video, siis on mul pandud siia üks audiotaust ja siis on mul üks salvestatud asi veel juures. Nii et selliselt mugavalt kogu aeg. Ja video puhul, mida ma siis saan veel teha, on siis see, et ma saan, nii ma panen enda siia valmis ka, et ma saan siis kogu aeg minna kas selle algusesse või lõppu ka, et mul on siin paremal ja vasakul on sellised võimalused. Ja ma näitan teile nüüd järgmist rakendust. No, et kui ma nüüd olen lahti teinud siis endal need layerite nupu, siis seal nüüd avaneb mul hästi palju võimalusi teile. Üks asi on jälle, ta viib mind kohe sinna meedia juurde, siis ta lubab mul siia panna erinevaid efekte. Basic efektide tasuta all on tõsi küll ainult 2 tükki, et mitte nüüd eriti palju, aga kui palju nende efektidega üldse peaks siis mängima. Siis teksti võimalus jälle, et ma saan väga mugavalt panna oma videote peale teksti ja siis määrata ise lohistada, kus ta on ja kuidas ta läheb. Et see on päris tore. Ja siis saan ka määrata, muide siin on ka need overlay on siis igasugused sellised kleepsud, et see on nagu uus asi videotel. Igale poole saab mingisuguseid kleepse peale panna. Ja see viimane on tegelikult nagu joonistamine, et see handwriting on see, et kui ma seal pliiatsi valin, siis ma saaks nagu selle video peale veel joonistada. See on ka päris lahe. Nii, ja siin on nüüd näha, et näiteks, et kui ma siis olen lisanud siia midagi, näiteks mingisuguse selle tüki, siis ma saan määrata, et mida ma siis temaga teha saan. Et kui ma nüüd selle video peal klõpsan, ma olen siis välja valinud siis ühe selle väikse sellise pildi, siis ma saan, vot siia tekivad mul kõik need asjad, kõik need trimmimise asjad ja igasugused filtrid ja animatsioonid, et need, kus mul on premium kirjutatud, neid ma kasutada ei saa, aga kõike muud siis saan. Nii et klipi peal klõpsates tuleb kohe menüü. Et esialgu tundus võib-olla see loogika natuke selline arusaamatu, aga kui hakata katsetama, siis töötab väga hästi, siis on aru saada. Ja pluss siin ka näiteks need plussmärgid, kui plussi peal klõpsan, saan ma siia kohe jälle midagi lisada.
üsna loogiline. Ja kui ma olen oma asjadega valmis saanud, siis alati siia paremale üles tekib see noolekene ja või siis see linnuke ja mis oli selle programmi juures veel tore, et päris paljudes kohtades oli nii, et kui sa korra nagu olid mingi asja ära teinud, seda undo nuppu nagu väga ei olnud. Siis näete, siin on vasakul pool on kohe see undo nupp ka, et ma saan sammu tagasi. Nii, teksti puhul jälle, kui ma lisan, mul on siin nüüd näidatud, mul on filmiklipi peale on foto pandud, foto peale on pandud tekst. Ja näete, teksti toimetamisel ka ma saan panna igasuguseid, et tal on sellised varjud taga ja nii edasi, nii et kuidas ta seal paikneb ja sõrmedega teda lohistada, pöörata igat pidi, ikkagi väga-väga palju asju teha. Ja siis nüüd see heli osa, et kui ma nüüd siit olen mingisugused heliklipid ka pannud, siis siin vasakul pool, kus on siis see hammasrattamärk, siin ma saan siis neid igasuguseid panna sisse, et kuidas siis see heli mul niimoodi vaikselt ära kaob. Aga näete, et tavaliselt on lihtsalt, et fade out, aga siin ma saan määrata, et mitu sekundit ära kaob. Et mul on siin nagu neid võimalusi nagu üsna palju nendele asjadele. Et video puhul saan samamoodi, muide, ka video puhul on see fade in, fade out. Ja siis on igasugused siin toimetamise asjad veel lisaks. Nii et siin on nagu hästi palju selliseid väikseid asju, mida tasub katsetada ja vaadata. Nii, ja kui ma olen siis sellega valmis saanud, siis ma pean siis ta nüüd salvestama. Ta võimaldab mul siis resolutsiooni valida ja ma saan ka siis valida siis mitu kaadrit sekundis, aga siin ta kohe mul siis ka ütleb, kui ma vajutan siis export, siis ta hakkab ka ütlema, et kuule, et kui sa tahaksid, et me selle vesimärgi ära võtaksime, siis kas siis maksad või saad veel 7 päeva tasuta kasutada, aga ma saan alati valida selle, et no thanks, export with watermark, et ma praegu ei võta, et ma olen nõus, et see vesimärk peal on ja ega ta väga palju ei sega ka.